Terekest. Vahepeal on lund tulnud. See tähendab, et on motivatsiooni jälle midagi natuke juurde timmida. Kuna hing ihkab, et see asi natukene võimsam oleks, siis ma otsustasin, et võtaksin teise auto pealt pihustid. Need on 2.2 turbo originaalid. Need on 25% siis suurema läbilaskega kui need 1.8 turbo originaalid. Lisaks ma võtsin sealt auto pealt lanta, mis on mul siukene kuu aega kasutatud, põhimõtteliselt uus. Ja siis mul on kapis oli üks päris uus asi, metallist bypass klapp. Mis ta eelis siis võrreldes nüüd selle tavalise plasmassiga on? Tavaline on selline. Maksis 7 eurot, aga üllatav on see, et see kestab palju paremini kui originaal, mis maksab 45 eurot sentidega. Originaali ma lasin ükskord ühe õhtuga puruks, see on mul kestnud juba 1500 kilomeetrit. Aga miks ma vahetan on ikkagi sellepärast, sest selle klapiga ta teeb natuke teistsugust väheke õemat häält, kui ta rõhu maha laseb. See hääl siis põhimõtteliselt võimendub siit koonusfiltri abil. Aga mis seal ikka? Hakkame järjest nii tükki külge panema ja vaatame, mis saab. Nii, bypass paigas, torud küljes, klabrid kinni, läheme järgmisena siis edasi lampa juurde. Nii, lampaga võrdlemisi lihtne, on auk, on andur, paned otsapidi sinna sisse ja keerad kinni. Kaks võtmega siis natukene veel peale. Viimane osa on siis pihustid. Nendega on tihendid on mul juba varem ära vahetatud teise auto peal. Muidu kui nagu vahetada, siis tasuks alati need rõngas tihendid uued panna. Iga pihusti kohta 2 tükki ja need on ühte ja sama mõõtu. Ja muidu on iseenesest lihtne. Panete siia paika, mõlema pool on üks kruviauk. Teisega ennem sisse, muidu tõmbab liiga pingesse. See ei lähe pärast augud kokku. Siit siis rõhuregulaatori vakum. Ja ongi jäänud voolikud. Sellega on hea lihtne, see on siin mutriga. Ei tea, miks nad teist ei võid sellist teha, teine on ikkagi pehmelt on ikkagi suht kehva vahetada. Ja viimasena ongi siis see võtmetega ühendus. Ongi kõik. Korjame tööriistad kokku ja paneme käima.